Tere kaasõpilased, tõstke palun käsi, kes teab, mis on riigikaitse lai käsitlus. Aga kas see huvitaks teid? Riigikaitse lai käsitlus on Eesti riikliku julgeoleku tagamise strateegia, mis hõlmab lisaks sõjalisele kaitsele ka mittesõjalisi valdkondi. Selle peamised põhimõtted on kogu ühiskonna kaasamine, õige kaitse on iga kodaniku ja institutsiooni vastutus. Tsiviil- ja sõjalise valdkonna integreerimine. Erinevate riiklike ja ühiskondlike sektorite koostöö kriisiolukorras on edukaks toimetulekuks hädavajalik. Vastupanuvõime arendamine. Riik ja ühiskond peavad olema valmis vastu astuma erinevatele ohudele ja kriisidele. Heidutamine. Tugev riigikaitse aitab heidutada võimalikke agressoreid. Tänapäevases maailmas on riikidevahelised konfliktid üha harvemad, aga mittesõjalised ohud on üha sagedasemad. Näiteks ohustavad meid küberrünnakud. Capibara, 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 capibara. Capibara, 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 capibara. 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 Samuti peame olema valmis kliimakatastroofideks. Macho, macho, macho,
Riigikaitse lai käsitlus on pidev protsess, mis areneb vastavalt muutuvale julgeolekuolukorrale. Eesti riik on pühendunud selle strateegia elluviimisele, et tagada Eesti kodanikule turvaline ja rahulik tulevik. Palun tõstke käsi, kes nüüd teab, mis on riigikaitse lai käsitlus.